Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial peal, see suure laia ilma peal, mis mulle nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mulle kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvagu, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Teie lugu meiega algas loetud aastad tagasi, kellel sügisel, kellel talvel, kuid finiseerub käesoleval jaanuaril. Oleme olnud aastaid ühine koolipere. Te olete nagu lapsed, kes lahkuvad kodust. Kõrgkooli lõpetamine on üks elu tähtsündmustest, mida olete oodanud ammu, kes kooli astumisest alates, kes kauem. On see teil alles olnud tõeline sõit läbi nende aastate? Olete meile ajalooline lend, kes on saanud nii uue distantsõppe kui ka traditsioonilise kontaktõppe hüvesid nautida ja väljakutsetega rinda pista. Tore, et olete saanud jälgida päikesepaistet meie Tallinna õppekeskuse kollases ja Tartu õppekeskuse punases majas. Pea uute teadmiste ja emotsioonide võbinas huugamas koju minnes. Rõõmustada grupikaaslaste taasnägemise üle, ragistada loengutes ajusid ja vaimustuda ootustest, kuidas teadmisi tööl rakendada. Daamid ja härrad, olen Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori rektor Mait Rungi. Tere tulemast meie juubeli 30. lõpuaktusele. Tulenevalt soovist hoida teid kõiki tervetena ja riiklikest regulatsioonidest rahvakogunemistele leiab tänane aktus aset virtuaalsena. Tegemist on meie teise virtuaalaktusega. Esimene suvine aktus oli õnnestumine ja oleme käesolevat teinud veelgi paremaks. Teie lend on eriline. Olete saanud silmast silma oma grupikaaslaste ja õppejõududega kohtuda, süvendada suhteid läbi vaba aja ja õppida maailma tundma läbi reisimise. Ühtlasi olete saanud kogemuse distantsõppes ja töös toimetamiseks. Aitäh, et te olete olnud meiega läbi nende aastate ja et saame teid lõpetamise puhul kiita ja tänada. Distantsõppes õppimise aeg on lubanud teil rohkem õppele keskenduda ja targemaks saada. Usume, et see on kaasa aidanud suurepärasele võimalusele näha nii palju lõpetajaid. Meie talvine vastuvõtt on olnud tavaliselt väiksem kui sügisene, kuid täna on diplomeid kätte saamas rohkem inimesi kui tavalisel suvisel aktusel. Lausa rekordarv lõpetajaid. Paljude tänaste lõpetajatega olen ma saabunud siia ühel ajal ja saanud käia teiega koos kogu teie õpingute aja. Esimene aasta on palju uut ja huvitavat, sealhulgas rakenduskõrgkool, erakool ja Ülemiste City linnak. Teine aasta õpitakse nägema detaile ja skeeme. Mitmed näilised väikesed detailid mõjutavad suurt pilti, nagu liblika tiivalöök Aasias, mis vallandab orkaani Atlandil. 3. aasta õpetab kaasa rääkima ja ühtlasi lõpetab stuudiumi. Meie viimane aasta on olnud eriline, kuid uus ja eriline ei ole olnud kõik, vaid peamiselt meie tähtsaima tervisega seonduv epidemioloogiline olukord. Sest muu, sealhulgas e-õpe, on olnud tuttav ammu.
Tegemist on olnud e-tiigri äratamisega. Teie käitumine on olnud vastutustundlik ja hooliv. Oleme üheskoos tegutsenud, hoidmaks üksteist. Oleme distantsõppesse järsku sattununa pidanud olema vastastikku uuendusmeelsed ja avatud uutele IT-lahendustele ja õppemetoodikatele. Suur aitäh teile selle meelsuse eest. Ettevõtlikkus on igas meie õppekavas ja õppeaines. Teid on õpetanud siseselt ja väliselt aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed ning praktikud parimatest rahvusvahelistest ja kohalikest ettevõtetest. Lugupeetud lõpetajad, lubage mul palun pöörduda teie lähedaste poole. Tere toetustiim! Meie õppur on keskmiselt 28 kuni 30 aasta vanune, kellel õpingud on toimunud töö ja pere kõrvalt. Teie kõrvalt. Suur aitäh teile toe eest ja au teile. Hea meel, et oleme saanud neil aastatel palju üritusi teie elu huvitavamaks tegemiseks korraldada. Alates meelelahutuslikest üritustest kuni sisuliste, traditsiooniliste, personali- ja arvutimängualaste häkatlonide ja teaduslike ja populaarteaduslike konverentsidega. Õppisite koolis, mis nomineeriti 2020. aasta haridusteoga Cleveroni akadeemia eest. Meie kooli prioriteetideks on IKT-õpe, koostöö ettevõtetega, rahvusvahelistumine ning teadus- ja arendustegevus. Tänaste lõpetajatena olete selle viljad. Enamus teist on välisõppurid, mitmed IKT erialalõpetajad. Teie koolil on uhke ajalugu ja juured. Oleme asutatud Mainori poolt, mis on tähistamas tänavu 50 aastast juubelit, olles alustanud ja tegutsenud konsultatsiooni- ja uuringukeskusena ning täitnud rolli Eesti taasiseseisvumisel. Me asume Ülemiste City tulevikulinnas, mis oma 400+ ettevõtte 12 000 töötajaga ja läbi innovatiivse ja rohelise äri- ja elukeskkonnaga on paljude talentide lemmikuks. Meie targa ärilinnak kannab veerand Eesti IKT ekspordist. Kooli suur eesmärk on olla Eesti ja Ülemiste City talentidega varustaja ning ettevõtete arenduspartner. Olge hoitud ja jääge negatiivseks. Edu ja indu teile edukaks ja suurepäraseks saamisel. Elagu teie! Head õpetajad, nende lähedased, koolipere. Lõppenud aasta oli teistmoodi. Märtsikuus jäi maailm seisma. Suvel tuli vabanemine, kuid koos sügisilmadega hakkas viirus jälle pead tõstma. Kahjuks oleme tänaseks jõudnud jälle distantssuhtluseni. Kindlasti ei olnud möödunud aasta teile kerge, kuid täna võib julgelt öelda, et tänu kogu koolipere pühendunud pingutusele on õppeaasta edukalt lõpule jõudnud. Ja täna on põhjust rõõmu tunda ettevõtluskõrgkool Mainor 30. lennu lõpetamise üle. Kooli omanike nimel tänan teid kõiki. Me kindlasti ei soovi, et virtuaalõppe jääks põhiliseks õppevormiks, kuid vajadusel on meil olemas töövahendid, mis võimaldavad õpet läbi viia sõltumata asukohast. Samas on õppeprotsessi oluliseks osaks õppejõudude ja tudengite vahetud kontaktid ja tudengite vaheline kogemuste vahetamine, mida saab kõige paremini teha otseselt suheldes. Üha rohkem on meie lõpetajate hulgas ingliskeelsetel erialadel õppinuid. Aitäh teile, et olete koos meiega läbinud selle teekonna, mille jooksul oleme üles ehitanud konkurentsivõimelise ingliskeelse õppe. Usun, et see on olnud kooliperele vägagi arendav protsess.
sest enam ei ole konkurents lokaalne, vaid on globaalne. Meie eesmärk rahvusvahelises õppes ei ole pelgalt hariduse eksport, vaid talentide kaasamine Eesti majanduse hüvanguks. Usume, et Eestis on teadmisi, mida maailmaga jagada ja teil on oskusi, mida Eestis rakendada. Välisüliõpilased on olulised, kuid põhiliselt on meie kool mõeldud ikkagi kohalikele teotahtelistele inimestele, kes mõistavad, et ühes või teises valdkonnas on vajalik tõsta oma teadmiste taset. Meie eesmärgiks on pakkuda selleks võimalusi kõrgeimal tasemel ja sobivaimas vormis. Suurima erakõrgkoolina on meil kindel ja oluline koht Eesti kõrgharidusmaastikul. Meie roll on olla erakõrghariduse eeskõneleja. Juba aastaid oleme toimetanud tasuta riikliku kõrghariduse ja õpiealiste elanike arvu vähenemise tingimustes. Oleme sellistes tingimustes saanud tugevamaks ja suutnud oluliselt kaasajastada pakutavat õpet. Elu on näidanud, et inimesed on valmis investeerima enda haridusse, kui neil on usku, et omandatud teadmised aitavad neil tulevikus olla edukamad. Tänaseks on ka riiklikud ülikoolid aru saanud, et tasuta kõrgharidus ei ole jätkusuutlik. Läbi aastate olen rõõmuga jälginud kooli majanduslikku ja sisulist tugevnemist ning üha suurema rolli võtmist Ülemiste City arendamises. Linn, mis areneb, on väga sarnane elusorganismiga. Mainori kõrgkoolist on saanud Ülemiste City elutähtis organ. Linnak, kus asub üle 400 firma ja igapäevaselt töötab või õpib üle 12 000 inimese, vajab täielikku haridusklastrit lasteaiast kõrgkoolini. Meil on see olemas. Linnaku pikaajaline edukus ei baseeru majade rajamisel, vaid toetumisel teadmistele ja talentidele. Aastaid tagasi alustasime linnakus majanduskeskkonna uuringutega. Nüüdseks on neist välja kasvanud Ülemiste City radar, mis annab meile täiesti uued võimalused edasi eksplaneerimiseks ja talentidele parima keskkonna kujundamiseks. Usume, et mõne aasta pärast saab meie radariga mõõta erinevate linnade edukust. Hoo on sisse saanud tuleviku linna professuur, mille eesmärgiks on, et Ülemiste City ei ole pelgalt lahendust ülevõtja, vaid töötaks ise välja uusi lahendusi tuleviku linna parima keskkonna kujundamiseks. Selleski protsessis on Mainori kõrgkoolil oluline roll. Üha rohkem panustavad firmad oma töötajate haridusse. Meil on juba aastaid stipendiumiprogrammid mitmete firmadega. Täiesti uue taseme tõi sisse koostöö Cleveroniga. Uueks väljundiks on koolituskrediit. Ülemiste City firmad saavad võimaldada oma talentidele tasuta kursuseid erinevates kõrgkoolides. See on täiesti uus mõõde ettevõtete ja kõrgkoolide suhtluses. Selle süsteemi juurutamisel oli ja on hindamatu roll Mainori kõrgkoolil. Ühtse kogukonnana tegutsedes edutegurid liituvad. Maailm liigub üha sinna poole, et ainuke stabiilne nähtus on muutus. Kõik meie ümber on pidevas arengus. Tehnoloogia, kultuur, harjumused, inimsuhted. Üsna lühinägelik oleks loota, et olles korra omandanud kõrghariduse, piisab omandatud teadmistest elu lõpuni. Trend liigub sinna, et õpitakse täpselt siis, kui on vajadus ja täpselt seda, mida vajatakse. Kooli üks loojaid, Ülo Pärnits, oli visionäär, kel usk hariduse edendamisse toetas kooli nii headel kui halbadel aegadel ja ta ise oli hea näide elukestvast õppest. Ülo omandas 3 kõrgharidust, samuti sai ta filosoofia doktorikraadi. Seda kõike ajal, kui ka 2-kordne kõrgharidus oli erand. Laialdane teadmiste baas võimaldas tal algatada suuri projekte olukorras, kus teised veel ei suutnud näha nende võimalikku edu. Ülo alustas oma suurima projektiga, Ülemiste City rajamisega, olles ise lähes 70-aastane. Mõelge selle peale, et kunagi ei ole hilja alustada uusi ettevõtmisi ja omandada uusi teadmisi. Teadlikud tudengid valivad kõrgkooli õppejõudude järgi. Meil on väga pädev ja suure praktilise oskusega õpetajaskond. Mitte kuskil mujal ei kasutata lisaks põhiõppejõududele niivõrd palju praktikuid külalislektoritena. Selleks, et õppejõududel oleks meie koolis huvitav töötada ja nad saaksid pidevalt tõsta oma teadmiste taset, oleme võtnud eesmärgiks teaduse evalveerimise. Ees on palju tööd, kuid ma olen kindel, et kooli teotahtelise kollektiiviga jõuame sihile. Ma olen täiesti kindel, et varem või hiljem seisavad teie ees väljakutsed, mis nõuavad uusi teadmisi. Mainori kõrgkooli pere teeb kõik selleks, et siis, kui teil on tarkust vaja, oleme meie valmis seda teiega jagama. Head lõpetajad, me ei ütle teile täna hüvasti. Me ütleme teile peatse kohtumiseni Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor.
või mujal Ülemiste Cities. Loen ette väljavõtte Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektori käskkirjast number Ö1438 MK, mis on allkirjastatud 9. jaanuaril 2021. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste eksmatrikuleerimine seoses õppeasutuse lõpetamisega. Seoses magistriõppe õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmisele üliõpilasele. Õppekava, ettevõtte juhtimine, kõrvaleriala, strateegiline juhtimine. Nikolai Kalinin. Seoses magistriõppe õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ettevõtte juhtimine, kõrvaleriala, strateegiline juhtimine. Viktoria Kasljakova, Augustine Sadio. Kõrvaleriala finantslahenduste juhtimine. Merli Rahnik. Mihkel Tasa. Kõrvaleriala inimressursside juhtimine. Gert Kingo, Anneli Paluste, Ester Vatsk. Õppekava rahvusvaheline ärijuhtimine. Manbir Kaur, Oluvaseun Timothy Adeyemo, Omovunmi Enitan Afolabi, Richard Olertei Akbenu, Vagas Ahmad, Tanvir Ahmed, Akejah Rachel Nforbuh, Mohamed Khairul Alam, Reeta Pandari, Tara Pandari Marasini, Nandja Pindurai, Sumi Rani Tei, Syed Sayad Haider, Muhammad Delvar Hossain, Khavar, Raja Shekhar Reddy Kodakandla, John Konadu, Maithili Konda, Serachul Mustakim, Henry Kuma Mukong, Cynthia Ngwa Ngube, Desiree Nkengi, Oluvadamilola Agunbayo, Oluvatobi Julius Ogunchide, Queen Sidinma Onis Charles MM, Jinjinrin Mei Ozu, Ezekiel Otori, Mde Sahayahan Fores Patovari, Panu Bikram Shah, Firdas Oluvatiosi Sherif, Anita Shrestha, Subham Singh, Ranjita Thappa Magar, MD Mofiz Udin. Tere päevast! Dreams are real, so dream big. It's indeed a pleasure and a great honor to have been given the opportunity to deliver the valedictorian address this afternoon on behalf of MBA 2020. First and foremost, I'm thankful to my parents. Thank you for your all sacrifices. I hope I made you proud today. My sincere congratulations to all my fellow graduates for reaching an important milestone. We are expecting that the cursed days will be over soon and we will celebrate the way it meant to be. Today is truly yours to celebrate the joy and tears. Late nights, early mornings, working on weekends and taking no days off. Are you happy today? Obviously, it is the day we are waiting for. And finally, we are graduated from this school and become a proud alumni. Being an international student, the life was not easy for us. Leaving family and friends behind was the biggest sacrifice we gave to achieve our dreams. And finally, we made it. Dear friends, we did it after surviving many difficult courses, from the lecturers
like Aminul Islam, Anakin Titov, Angrid Vatica, Janusz Pureman. Did I miss any obvious name here? Let me think. I think I did. Dan Talsep. We survived these difficult courses for the last 2 years, and here we are. That means these courses made us strong and taught us how to challenge ourselves. Now we're ready to take the real-life challenges. I would like to extend my appreciation to all the faculty members of EUS for being our supervisors, lecturers. Thank you for your patience, understanding, and precious guidance. We all grateful forever. My sincere thanks to the government of Estonia, Ma armastan see teisi, all the scholarship agencies, and most importantly, EUS, for giving us privilege to study in Estonia and achieve our goals today. I also thank my company, Lever Code Estonia, for the support and flexibility during my studies, and my friends Olivia Kajo-Roylens and Fatima Benjamin. Apart from all, I want to say Suraita to EUS dorm staff Katie and Roy, Minor ES, Ülemiste Smart City, for taking care of our academic and non-academic concerns. I also want to appreciate the contribution of a silent staff from the study department who guided all of us. We appreciate it. My friends, let's begin our momentous journey towards life. I wish you all the very best for your future. Veel kord palju õnne ja aitäh! Hea lõpetaja, esindades täna meie kooli personali, erialajuhte ning õppejõude. Soovin ma teile õnne, et olete jõudnud selle väljakutsuval teekonnal lõppu ja saavutanud enda jaoks olulise eesmärgi. Usun, et teie saavutuse üle on uhked teie perekond, sõbrad, tuttavad ja ka kursusekaaslased, kui ka teid õpetanud õppejõud ja teiega koos see teekonda alustanud erialajuhid. Olete enda aastate jooksul omandanud olulisi teadmisi, leidnud uusi sõpru ja mis peamine, olnud nii tublid, et väärida meie kooli diplomit. Kõik see on olnud õppimise võimalus ka meile ning me täname teid selle eest. See võib tunduda üllatav, kuid nüüd alles algab raske osa. Tänase päevani ütlesime meie teile loengutes, mida vaadata, lugeda, mida teha, millal on tähtaeg ja kuidas midagi teha. Samuti andsime teile teie tegemistes hinnanguid, kuid olgem ausad, tagajärjedeks said vaid olla hinded. Homme pead hakkama ise võtma vastu otsuseid. Neil otsustel hakkab olema reaalne mõju teie tulevikule ning need mõjutavad lisaks teile ka teie lähedasi ja loodetavasti veel mitmeid teisi inimesi. Loodan väga, et te teete head otsused. Nende otsusteni jõudmisel tuletage kindlasti ka meelde seda, mida õppisite meie ülikoolist, õppejõududelt ja kursusekaaslastelt. See võib tunduda veidi hirmutav, kuid tegelikkuses on see põneva ja huvitav uue teekonna algus. Ma olen veendunud, et te saate kenasti hakkama, sest mul on usku nii teisse kui ka haridusse, mida me oleme teile pakkunud. Hariduse võlu on see, et lisaks enda elule saate te sellega muuta paremaks paljude teiste inimeste elu. Haridus ja teadmised saavad olla privileeg. Samas saavad need olla ka kohustused ühiskonna ja oma lähedaste ees. Teil on harukordne võimalus teha enda hariduse ja teadmistega paremaks mitte ainult teie enda elu, vaid loodetavasti mitmete teiste inimeste elu. Kasutage see haridus selleks, et teie unistused täituksid ja ma väga loodan, et teekonnal sinna suudate muuta paremaks ka paljude teiste tulevikku. Kasutage seda kogemust, neid teadmisi ja tutvusi, mida te siit ülikoolist saite, ära selleks, et olla iseenda üle uhked ning siis saame olla ka meie teie üle uhked. Uskuge mind, teil kõigil on tänasel päeval eelis nende ees, kelle puudub selline julgus, teotahe ja tarkus, mis teil on. Pidage meeles ka seda, et headele inimestele jäävad head inimesed külge ning andekad inimesed tõmbavad ligi teisi andekaid inimesi. Seega on teil olemas kõik selleks, et ümbritseda end tarkuse, andekuse ja headusega. Ning nendega koos suudate te ära teha suuri asju. Ma usun, et me kuuleme teist veel palju ja saame olla koolina uhked, et teie olete meie vilistlased. Hea üliõpilane, mul on olnud siiralt hea meel selle üle, et sa oled õppinud meie koolis ja ma soovin sulle kõike head ja helget tulevikku.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember that I did not know no pain. When I believed in forever and everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything that we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. There's a time that I remember that I did not feel so lost. When I felt like only hate was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava kvaliteedi juhtimine. Helina Kuljus, Eva Rauert, Jaanika Viisemann-Hiiepuu. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava kvaliteedi juhtimine. Toomas Heering, Veronika Rannaste, Merle Sadrak. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava tarkvaraarendus ja ettevõtlus. Mark Borissov. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava tarkvaraarendus ja ettevõtlus. Ifeani Emmanuel Akujobi, Habib al-Islam, Emmanuel Onah, Chisoba Osorachukwu Orakue, Abiola Taufeq Rashidi, Achve Yengo Bill Arnold. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava veebidisain ja digitaalgraafika. Kõrvaleriala veebitehnoloogiad. Illimar Kahar. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom
järgmistele üliõpilastele. Õppekava veebidisain ja digitaalgraafika, kõrvaleriala veebitehnoloogiad. Ilja Ankipovitš, Jakob Kill, Nikita Haroži, Madis Kattel, Ilja Poletajev, Maarja-Liisa Rämson, Aleksei Ruusin, Raimo Tropp, Dmytro Trutjenko, Allar Vaha. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, ettevõtte juhtimine. Andrei Himenkov, Tetjana Novatska. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, ettevõtte juhtimine. Natalja Babõi, Pavel Gerassimov, Maksim Harlašov, Hamlet Hatšatrian, Anastasia Hrapal, Natalja Kurbatova, Harutjun Kyuratšan, Jelena Natfullina, Jekaterina Pähn, Stanislav Samsonov, Konstantin Semjonov, Dmitri Zelenko. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, finantsjuhtimine. Darija Kudovski, Sandra Alice Skoorik. Tunnustame üliõpilast Sandra Alice Skoorikut, kes lõpetab kooli keskmise hindega 5. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, finantsjuhtimine. Karina Afanassova, Henri Ahtiainen, Otto Antson, Martin Janson, Joel Joa, Kelly Grete Kase, Birgit Männiste, Mark Villem Moor, Kerli Nahkur, Andrus Põldre, Helen Toiger, Grigori Tustanovski. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, logistika. Raili Kaasik. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, logistika. Sergei Punjajev, Nikita Gerassimov, Ivari Haltunen, Margus Hoop, Ekaterina Horoškova, Martti Kuura, Jüri Käär, Andra Muru, Reimo Remmelgas, Silja Seppo, Elina Sišova, Jekaterina Sokolenko, Solfan Tünüšbek. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, personalijuhtimine. Kristiina Mitt. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, personalijuhtimine. Karola Adosson, Kairi Eindorf,
Kristel Eirand, Triin Fomenko, Jana Harak, Eliise Jääger, Riiko Kaseorg, Keelia Otsa, Brit Pannel, Pille Ruus, Helen Samson, Karin Vaino. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom cum laude järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, turundus. Karel Kullerkupp, Evelin Toomela. Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ärijuhtimine, kõrvaleriala, turundus. Merit Ausmeel, Keia Jõgeva, Raul Karu, Tauno Kõnnusaar, Karel Lukk, Karolin Moik, Elisaveta Novožilova, Annika Randman, Reelika Tigane, Kadri Vinnal. Hea koolipere, kallid sõbrad. Ei saa salata, et siin täna seista ja kogu kursuse nimel öelda mõned sõnad on väga meeliülendav. Meil kõigil on põhjust rõõmustada ning enda üle uhke olla. Kui ma mõni aeg tagasi oma lõputöö juhendajat Ailit tänasin, ütles ta vastuseks väga toredasti. Õpetada saab siis, kui seda vastu võetakse ja ikka paremuse poole püüeldakse. Meil kõigil oli Mainorisse õppima asudes erinev motivatsioon ning omad eesmärgid ja liikusime nende kooliaastate vältel uudishimulikult, järjepidevalt ja pühendudes oma eesmärkide täitmise poole. Mind isiklikult ajendasid seda teekonda ette võtma soov mugavustsoonist välja tulla, avastada, ennast arendada ja proovile panna ning saavutada. Lisaks põnevale enesearenemise teekonnale on see olnud ka kompromisside leidmise aeg. On olnud pidevalt vajalik leida tasakaal pere, tööelu ja koolielu vahel. Meist paljud on ilmselt tänulikud oma lähedastele, kes on olnud mõistvad, kui meil on vaja olnud valida koolitöö või perega millegi tegemise vahel. Ja neid kordi kindlasti oli, eriti lõputöö kirjutamise perioodil. Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor missiooniks on ettevõtliku eluhoiaku kujundamine ühiskonnas. See peegeldub õppekavades ning kooli eeliseks võib julgelt välja tuua ka selle, et õppetöö toimub paindlikult ning mõeldud on sellele, et soovi korral oleks töö ja pere kõrvalt võimalik ennast arendada ning uusi väljakutseid vastu võtta. On hästi oluline seal õppimise teekonnal märgata ka kaastudengeid ning vajadusel aidata ja julgustada üksteist. Südamest siirad tänud Mainori õppejõududele, kes on meile uusi teadmisi jaganud ning meie maailma seeläbi avardanud. Haridus annab vabaduse, võimalused ja väärtuse. Meie lõpetajad oleme nende kooliaastatega endile andnud midagi olulist ja väärtuslikku. Julgen arvata, et mingil moel oleme ka ise koolile omalt poolt midagi juurde andnud. Usun, et kõik nõustuvad, kui ütlen, et me saime nendest aastatest lisaks põnevale kogemusele ja teadmistele juurde sõpru, julgust, inspiratsiooni ja enesekindlust. Naudime seda, mis meil on, kuid oleme ikka avatud ja püüdleme ikka edasi paremuse poole ja teeme seda, mida me teeme, alati hästi ning kirega. Aitäh ja palju õnne ning edu kõigile! Seoses rakenduskõrghariduse õppekava täitmisega täies mahus eksmatrikuleerida ning väljastada diplom järgmistele üliõpilastele. Õppekava ettevõtlus ja äriinnovatsioon, kõrvaleriala, loovus ja äriinnovatsioon. Tšineaka Tšud Anja, Erik Ambi Amboh, Yunis Polanle Folarin, Rashmi Lamgade P.K., Joseph Okunhon, Ekene Erik Okvokolo, Fosley Alahi Radi, MD Mustafizur Rahman Sarkar, Kennedy
Okpeibu. Kõrvaleriala startup ettevõtlus. Akash Das. Elias Hasan. Õppekava turismi ja restorani ettevõtlus. Kõrvaleriala restorani ettevõtlus. Elina Margaret Elb. Ellen Mägi. Laura Tatkam. Kõrvaleriala turismi ettevõtlus. Merlin Rist. Õppekava veebidisain ja digitaalgraafika. Kõrvaleriala graafiline disain. Elina Eltmaa. Joanna Joa. Marili Karjane. Doris Kase. Aaron Nau. Käskirjale on alla kirjutanud Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Mait Rungi. Дорогие выпускники, преподаватели, сотрудники Майнера, а также все те, кто сейчас смотрит этот виртуальный выпускной акт. Меня зовут Дарья Гудовский, и мне выпала честь сегодня предстать перед вами и поздравить нас, студентов, с окончанием университета, а также поблагодарить преподавательский состав и всех сотрудников Майнера за представленную нам возможность получения качественного и современного образования. На одной из первых лекций преподаватель спросил нас, почему вы выбрали для своего обучения Майнер? Я помню, что у каждого был свой ответ и своя причина. 3,5 года назад мы были совершенно другими людьми, каждый со своим предыдущим опытом, своими представлениями о науке и жизни. Мы были очень разными, но у всех нас была одна цель. Общие испытания и время, проведенное вместе в стенах Майнера, превратили нас в верных друзей, которые готовы прийти друг другу на помощь. Каждый из нас показал себя за это время настоящим бойцом, показал свою выносливость, стрессоустойчивость, волю и силу духа. Мы не остановились ни перед лицом учебных сложностей в освоении дисциплин, ни личных переживаний. И даже временные эпидемиологические трудности не стали для нас непреодолимой преградой на пути к достижению нашей цели. Наш вклад был велик, но за ним стояли люди, настоящие профессионалы, любящие свое дело, без которых у нас могло и ничего не получиться. Я хотела бы поблагодарить наших преподавателей за все их труды, за поддержку, помощь и понимание, оказанное нам. Сказать им спасибо за то, что они прошли с нами этот путь, наполнили нас знаниями, в чем-то изменили наше мировоззрение и вдохновили нас на погружение в науку. Наполеон Бонапарт сказал, если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться. Мне хотелось бы пожелать нам мечтать так же, как каждый из нас писал свою выпускную работу. Пусть наши мечты будут нашей целью, а планы нашими задачами. И чтобы в конце каждого жизненного этапа мы могли сказать, что все поставленные задачи были достигнуты, а цель выполнена. Не бойтесь мечтать и идти вперед. Lugupeetud lõpetajad, austatud rektor ning kallid kolleegid. Hiina vanasõna ütleb, et tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule ning rõõm tulevikule. Usun, et just tänasel lõpuaktusel saab see vanasõna taas kinnitust. Minevik. Sõltumata teie varasemast hariduslikust taustast või praktilisest kogemusest otsustasite kes 2, kes 3 või veel enama aasta eest, et oma seniste teadmiste täiendamine on oluline selleks, et tegutseda ja luua uusi võimalusi oma tuleviku kujundamiseks. Kuid te mitte ainult ei otsustanud, vaid langetasite ka targa otsuse teha seda just Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Koolis, mille missiooniks on ettevõtliku eluhoiaku kujundamine ühiskonnas. Koolis, mille eesmärgiks on anda oma üliõpilastele oskusi ja teadmisi, et nautida ja muuta oma elu ja miks mitte ka maailma. Aitäh teile selle eest! Ja siit algas meie ühine igapäevane teekond täis tegevusi selleks, et jõuda tänasesse päeva ja seatud eesmärgini. Usun, et hoolimata kõigest plaanitust ei olnud see lihtne mitte ainult teile, vaid ka meile. Teile võis olla see väljakutseid pakub, sest iga õppejõud oli erinev isiksus oma maailmavaate ja elukogemusega. Lisaks sellele tulid õpingud kohandada igapäevase töö ja pereeluga. Meile aga sellepärast, et igaüks teist oli uus võimalus näha maailma kellegi teise silmade läbi. Ja sellest tulenevalt uus väljakutse muuta meie kõrgkool veelgi paremaks. Kallid kolleegid, suured tänud, et ka teie võtsite selle väljakutse vastu. Aga kõik ju sujus, sest muidu ei oleks te meie kooli tänane lõpetaja ja see üritus ei oleks mõeldud just teile. Olevik. Õppimine on nagu maratoni läbimine. Seda võib elukestvalt nautida, kuid ühel hetkel on soov jõuda vahefinišisse.
et saada kätte see kõige olulisem dokument, mis kinnitab, et vähemalt üks etapp, kõrgkool, on läbitud. Täna on teil põhjust tähistada. Kuulub ju kõrgkooli lõpetamine inimese elu 10, kui mitte 5 kõige olulisema sündmuse hulka. Võtke aeg maha, nautige seda hetke ja mõelge, millega olete oma elus hakkama saanud. Tänasest lõpeb meie ühine teekond üliõpilaste ja õppejõududena. Samas jätkub ühise kooliperena, kelle oluliseks komponendiks on tema vilistlased. Loodan, et lähete siit laia maailma meenutades hea sõnaga oma kooliaega ja tutvustades meie kooli maailma väga erinevates nurkades. Kuid te olete alati oodatud tagasi. Tagasi selleks, et ühiselt panustada kooli arengusse. Kas heade ideede, mõtete või miks mitte ka teadmiste ja kogemuste jagamise kaudu juba järgmistele üliõpilastele. Ja nüüd tulevik. Ja nagu ütles Hiina vanasõna, siis rõõm kuulub tulevikule. Hetkel võib kõrgkooli lõpetamist olla pisut raske hinnata, kuid nüüdsest on teil olemas kas rakenduskõrgharidus või magistrikraad, mis võib teile tulevikus avada täiesti uusi uksi ja luua vahvaid ootamatuid võimalusi. Uskuge, räägin teile seda oma isiklikust kogemusest. Ja nende uute võimaluste tekkides vaatate te kunagi minevikule tagasi ja mõtlete naeratades, kui tark te kunagi olite, et selle teekonna valisite ja lõpule viisite. Palju õnne, kallid lõpetajad! Jätke meelde see tänane hetk ja jätkake palun elukestvat õppimist ka peale kõrgkooli lõpetamist. Kell 6 on tuuline hommik, olen eilsest saadik suunata teel. Iga lõpp on uue algus, aga lõpuel on kärsitu meel. Kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ma tean, see on viimane vaatus selles laintest läbi põimitud loos. Veel hetk ja sulle saatus uuel lehe pöörab õnnega koos. Kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda, kui ka aeg-ajalt tee on kivine kõik, mis haigete kord unune alles jääb vaid see, mis õige. Nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda.